Istume tulevalgel. Jah, istume tulevalgel, terid sõrulased ning muidu saarlased. Ma olen Tammeugu Mari ja me oleme täna vesikonnal saunas. Ja need meie oleme sõrulaste ansambel Kui, meid öeldakse ka etnopunk ansambel olevat, aga see, kas me oleme või pole, selle üle me võime siin nüüd mõtelda natukese. Aga mina olen Mari, kes sa siis oled? No ma olen Margus. Ma olen Oliver. Ja mina olen Marek, vesikonna peremees. Jah, ja selle sauna ehitaja. Meil oli siuke mõte, et kõigepealt me ütleme üldse, et kus me üldse siia maa muna peale sattusime ja seejärel sellest räägime natuke, et kuidas me selle Kui sisse sattusime. Et ma ei tea, kes tahab esimesena öelda, kuidas ta maa muna peale umbes sattus. Kas sa täpsustaksid küsimust natuke? Sa mõtled, kuidas me Sõrve elama sattusime või? Mis inimene sa üldse oled siuke? Ma lihtsalt tahan vahele öelda, et ma tunnen väga hästi, kuidas need inimesed nagu kohmetuvad ja kangestuvad saate salvestamise ajal. Aga ma hakkasin kuskilt paistust tulema, tänab seal ma sündisin, siis ma kasvasin natuke Viljandis, siis ma käisin ülikoolis Tartus ja siis ma just nagu vaba abiellusin Sõrve. Ja kui ma ajasin oma neid esivanemate kodu kihelkondi, siis ma sain neid kuskil 5 tükki 4 esivanema peale. Et siuke araline nagu siuke narmas juurestik. Jah, siuke jõustav mitmekesisus. Normaalne. Ja taustaks öeldud siis, et ülikoolis õppis Oliver meil bioloogiat ja on taimekoloog hariduselt. Ja seda on näha, bioloogiat on näha tema lauludest ka, kui keegi on tähele pannud. Kes tahab järgmisena öelda, kuidas tema maa muna peale sai? Tähtsuse järjekorras, Margus. Tähtsuse järjekorras. Kõige tähtsam ütleb. No ma pean tunnistama, et ega ma ei mäleta seda täpset hetke, kui ma maa peale sattusin. See ei olnudki nii tähtis. Sünnitunnistusel on kirjas nii tegelikult Vallala küla minu teada, et aga seal... Veeriku küla. Võllise Veeriku, Vallala küla valitsuse templiga või nii edasi. Kuigi seal ma elanud ei ole. Ja ma olen kogu elu Saaremaal elanud, nii. Ja ei ole hariduselt bioloog. Jah. Kui vanalt sa maalt ära kolisid? Üks 10 aastat tagasi kolisin linna elama. 10 aastat tagasi kolisin ma siia. Ja Saaremaal öeldakse linn muidugi Kuressaare kohta. No linn, jah, Kuressaare linn, et linna moodi linn väiksem. Aga jah, umbes siis, kui Oliver tuli, siis ma... Natuke enne seda mõned aastad ennem võib-olla, jah. Aga muidu ma nagu ütlen, kuna Margus seda ei ütle, et siis ta nagu ka... Tema nagu ei ole narmas juurestikuga, nii või rohkem sammas juurestik. Jah, ma selle suguvõsa jätan Mari jaoks, sest et jah. Mari teab juurikatest paremini, Mari on ka hariduselt bioloog, et juurikatest räägib Mari. Et ühesõnaga, kuna ta on mu pisine vend, suuke väike moost poole suurem, aga et siis meil on ühised juurikad, et me oleme sealt see Anseküla on see, kus see Kui koos käib ja seal samast külast meie juurikas on ka. Natuke aruneb sinna tänna seal Saaremaa peal laiali ka. Saaremaa peal polegi meil õieti sugulasi, meil on kõik Sõrves. Et me oleme nagu nii sõrulased, et kohe rööm. Aga isa on küll Mandrimaa pealt, jah. Aga kui suguvõsa möötmiseks läheb, siis ikka möödetakse seda Sõrve juurikat millegi pärast. No ma ei tea, seal soode vahel, seal keset maad tegelikult neid on oma jagu, neid sugulasi, et jah. Soode vahel, keset maad? No suure maa peal, et seal on neid sugulasi igasuguseid, et kõiki ei teagi. Ja teil on ju mandri aru ka. Jah, aga ma ütlen, et kui möötmiseks läheb, siis kõik möödavad ikka Sõrulassi. Mina ei mööda. Jah, sina ei mööda. Aga siis, kui moost rääkida, siis ma käisin ka Tartus ülikoolis vahepeal, et ma pole ka kõik aeg Sõrves mitte elanud. Ja
käisin seal samas kus Olivergid ning õppisin seda taimeteadust natuke kauem, aga nüüd enam ei õpi. Jah, Marja puhul on meil tegemist veel doktoriga. Endiselt ikka veel. Endiselt. Aga Marek, räägi nüüd sina oma juurikas ka ära. Noh, mina tule Lõuna-Eestist sealt Mõtskülast. Ole sündinu seal ka seal Noorismetsa külas soode vahel. Sõrvekeelased räägiga, neid räägib mingis oma keeles mitte. Ma poska sõrvekeelt. Ja nii proovi, me pole aimugi, mis ta räägib. Ja siis üks kord ma tulle siis Kai näed üks kena tüdrük ja siis tüdrük Kai, et näed üks kinamiis ja võtse mu ja siis me tulime siis siia saarele. Ja nüüd ma siis ole. Aga kohe sa koolis käisid? Koolis, kes seda enam tiida. Polegi nagu eriti koolis käin terve elu vabakutseline olnud. Mees, sul on kraad. Jah, ära nüüd. See huvitab. No seda, kes küsib loomulikult. Ja. Kui keegi küsib sult, kui sa koolis käid, siis vastad, keda see huvitab. Teda. Ja nii proovist proovi. Ja mitte ansamblis ise kliima on teada tuntud kena asi. Aga ütle nüüd ära, kui sa koolis käisid ning mis mees sa oled selle koha pealt? Noh, kui nõutas, siis käisi kunstikoolin ja ole kutseõpetaja. Et. Noh, jah, tähendab ma nüüd turtsatasin, aga täpselt sama mis kutse? Jah, mis kutse, vabandust. Tartu kõrgeman kutsekoolin. Ahah. No ta on ikka nii ka, ühesõnaga ta oskab igasugusse asju teha. Näiteks on ta teinud valmis selle kasti, mille peal ta istub. Jah, see on hää pill, mille peal istu. Muu hulgas oskab ta ka pillisid teha. Aga tegi selle sauna siin valmis ning ma usun, et ta on siin üht-teist veel teinud. Võib-olla diivanit on veidi ogind silemaks või vähemasti plaanib seda teha. Täitsa kena on, ju ta ikka on seda ogind. Mõnus on. Oled sa? Ei ole. Ma tii võimalikult ogimatagi. Iga liigutus on arvel. Margust, kuidas see küi tuli? Küi tuli? Küi tegelikult. Küi tuli päris tükk aega. Tammenidi köögi laua taga oli. Tegelikult sai seal küi valmis. Ja ainult inimesi polnud siis veel. Tammenidi on see koht, kus need kaks elasid, kui nad väiksed olid. Ja siis sai ta valmis ja siis nüüd ootas üks pool aastat või niimoodi. Ja siis meil kohalik kultuuripealik Maire Salmel ütles, et nüüd on niimoodi, et hakkame tegema mingit teatrietendust mere ääres ja nüüd oleks hirmus kena, kui oleks ikka elus muusika ja siis mõtlesin, et kuule, aga meil on täitsa ansambel olemas, mis teeb muusikat. Elusat muusikat, meil ei ole mitte ühtegi liiget. Peale sinu? Noh, isegi ma ei teadnud endal, et ma selle liige olen. Et see on olemas ja siis saigi paika pandud, põhimõtteliselt raiuti juba kivisse, et nüüd on niimoodi. Ja siis tuli kiiresti leida liikmed. Ma olin kohe nõus. Mari oli kohe nõus ja Oliveri käest me ei küsinud isegi mitte, et me teadsime, et ta on nõus. Kas sa olid ikka nõus või? Räägi lõpuni, sest ma mäletan seda hoopis teistmoodi. Ja Oliver mäletab seda loomulikult teistmoodi, sest et tema oli sellel aja hetkel üldse kuskil teises Eesti otsas. Aga kelle me sinna veel võtsime? Anu, meie õde. Tema sai ka niimoodi sinna sisse võetud, et ega me väga ei küsinud ta käest. Ta lihtsalt tuli panna. Ei, nüüd ta mõistab ju laulda ning... Ja ta on üleüldse nii andekas inimene, et me ei pidanud üldse vajalikuks ta käest küsida. Ja nii ta tuli. Leidsime veel paar inimest ning tegime selle asja ära. Esimene asi, mis me hakkasime kohe tegema lugusid selle veritasu mitte veritasu, vaid Läänemere isandate etenduse jooks.
mis oligi see kuulus etendus, mis me seal tegema hakkasime. Kuigi tegelikult ansambel ei saanud üldse mitte selle jaoks tehtud. Ei, me oleks selle nii teinud, see oli lihtsalt siuke esimene töö, mis meitel teha oli. Ja selle etendusega me saime ju 3 suve käis või 4 või? 3 suve käisid etendused ja sellega saime omal ansamblile esimese portsu lugusid aga ega siis me käisime seal Tammenidi saunas, käisime koos. Umbes samane saun, pisut vanem lihtsalt. Pisem, kõvasti. Ja viiulipoogen käis vastu lage kogu aeg, väga sant oli viiulit mängata, et pidi madala tooli peale istuma, et mängida saaks. Ja seal oli vaata üks pill, mis käis nii, et ma lõhkusin pakkusest laastusid sellisele Aana laulu. Aana laulu jaoks oli, jah. Ja siis vanaisa pani natuke pahaks, sest see oli tema tähtis puu. Siis ma ta lõi sealt peergusid, aga sa tegid seda täitsa valesti. Et seal polnudki muud häda, aga... Oleks sa korralikult neid peergusid löönud, siis oleks kõik korralikult. Põhiasi oli, et ikka õige hääl oleks, et kui õigesti lööd, siis pole õige hääl. Aga Marek jõudis küüsse hoopis hiljem. Kuidas sa siia sattusid? Me laulsime Oliveriga. Meil oli bändis või selles gruppi Soe jutt. Ja siis me käisime Viljandi folgil ja siis keegi küsis Margus või et kuule, äkki sa tuled meile bassi mängima. Aga siis bassi ma ei hakanud mängima, hakkasin hoopis trummi lööma. Seda ma mäletan ka hoopis teistmoodi. Aga räägi sina, kuidas sina mäletad. Täna on selliste lugude päev, mida ma mäletan teistmoodi. Räägi sina, mitte et see nüüd oluline oleks, aga võib-olla sa ma ise ka teada, kuidas see huvitab. Mitte et see huvitab, mis sa Oliver mäletad siis sellest küüsünnist, sest et mulle tundub, et sa mäletad täiesti teistmoodi. Jah, ma mäletan nagu seda eelküüaegseid jutte, et on vaja bändi teha. Aga need olid nagu nii pikad jutud, kui võtab ühe lause MSN-i kirjutamine. On vaja bändi teha? Okei. Järgmine teema. See oli siis, kui ma elasin Tartus ja sa Saaremaal. Ja siis, kui ma olin natuke aega juba Saaremaal elanud, järelikult siis talv 2009, enne 2010, siis Maire oli see, kes helistas mulle ja küsis, et etendus, muusika, olete nõus Mariga või? Ma ei hakanud Mari käest küsima, ütlesin, et jah. Siis küsisin Mari käest ja ta ütles, et hea küll. Tegelikult ma viibisin selle kõne kõrval ja ma olin enne seda juba öelnud, et loomulikult, aga siis ta arvas, et ta helistab üle. Ta on ikkagi õppinud kultuuritöötaja, ta teab, et peab ikkagi küsima inimeselt. Okei, muusika, miuke muusika siis? Ma saan aru, et meie kuulajad, vaatajad on kõik meie kontserditel käinud, aga võib-olla mõni ikkagi ei ole veel. Miukest muusikat kui teeb. Jah, miks me oleme üldse? Marek oleks väga hea rääkida, sest ta tuli meile tõesti hiljem. Jah. Sul on kõige kõrvalt vaata ja pilgum pilk selle peale. Ei, minule meeldis üks kevadkontsert, kui teil oli Antsekülas. Siis ma veel bändis ei olnud. Siis ma vaatasin, et kurat, äge oleks ise ka bändi teha. Aga läks pool aastat mööda, siis need juhtuski niimoodi. Et sa ei pidanudki ise bändi tegema, aga... Et ma ei pidanud ise hakkama bändi tegema, vaid... Mõtle, meil oleks praegu 2 bändi kõruti, nii kena oleks, saaks ühe teisel külas käia. Ühisprojekte teha. Jah. Samadest liikmetest koosneks nagu nii. aga et siis muusika on meil siis sedasi, et võtame rahvamuusikat. Mina alati otsin Saaremaist või Sörve, kas siis laulusid või pillilugusid. Siis me võtame seda, mida Oliver teeb, mis selle nimi on? Uus looming. Nüüd ma ootan vastuseid. Treening juba oli. Teeme nüüd vastustega. Jah. Nii. Et siis puud on alla pantud. Küi. Mis muusikat Küi teeb? Et Marek on meil siin nagu kõige värskem tulija. Uus liige põhimõtteliselt. Mitu aastat sa siin kõigest oledki olnud? Paar. Ma ükskord pakkusin ka teile selle
välja, aga te ei olnud nagu nõus sellega, selle määratlusega. Ei no ütle ikka, aga siis me ei pea nõus olema. Mis oli etnopunk räpp või? Jah. Etnopunk on päris etnopunk on täitsa külgi. tiražeeriv väljend selle kohta. Punk on vist natukene pungiks kurat, Ei no soravalt mees. Ja ma räägin, et mul juba läks lappama. Ma ka lappan siin juhtumisi. Punk igal juhul. Jah, sest kas või nüüd selles mõttes, et need pillid, mida me mängime, suurem jagu meist on antud instrumenti õppinud juba bändis olemise jooksul. Alles. Või alles. Et noh, viiulit ma olin enne küll käes hoidnud, aga viiulit ma olen õppinud nende aastate jooksul, kui ma siin olen küüs mänginud. Ma ei tea, torupilliga Oliveril vist peaaegu sama lugu. Ja, noh, ma kas äkki 3. aastat õpin seda nüüd korra nädalas korraks. Ma loodan, et nüüd õpetaja ei näe seda saadet kunagi, aga ma küll loodan, ma põhimõtteliselt puudutan torupilli korra nädalas õppimise käigus, et nüüd ma siis õpin torupilli. Muu aeg lihtsalt mängid? Jah. Normaalne. Marek, sa ju ka tegid trummi ja hakkasid seda siis mängima, ega sul ju polnud enne? Ja ei, ma pidin alguses ju mingit teist pilli mängima, et kuna ma varasemalt olin bändis mänginud bassi, siis aga selgus bändi tulemise jooksul, et ikkagi on vaja kedagi, kes lööks rütmi. Siis ma tegin endale pilli, mitte selle, mille peale ma istun, aga samasuguse, teistsuguse natukene. Küll on hea, et sa täpsustasid. Põhimõtteliselt sama tüüpi pilli ja siis ma hakkasin sellega bändis mängima. Alguses ma mängisin väga halvasti ja rütmitaju oli olematu, aga noh, inimene on õnneks niimoodi loodud, et aja jooksul ikkagi õpib ja et kohe alguses käega löönud ja käega tuleb lüüa seda trummi, ega siin pole midagi. Esimesed kohmetud tagasisidemed sidest ei saadud ka välja tehtud, et siis nüüd ei tea, nüüd juba peaaegu tuleb, et seal oligi see, et sa alguses ei löönud käega trummi, aga hiljem õppisid selle ära. Jah, ma tegin alguses ühe trummipulga, millega ma lõin trummi. Ja, meil oli ju see suur, mille me ka vahest välja õngitseme ikkagi. Ja igasugu kilinaid ja kõlinaid on ka tulnud vahepeal juurde, et nüüd neid peab ikkagi juurde võtmast. Üks jalg on praegu veel täitsa vaba, et käib kõva mõttetöö, mis me sul sinna varba otsa riputame. Sul on ju veel taldrikud, eks ole? Jah, taldrikud on ka. Mulle meeldis, kui nad olid su ise tehtud selle varre otsas, mis nägi välja nagu mingi seen, mis kasvab kännu seest. Jah, meile väga meeldis see jalg. Jah, aga praegu on vist see seal, kaamera ei näe. See ei näinud enam väga professionaalne välja, siis no muidugi, jah. Peab ikkagi kõige odavama jala ostma sinna taldrikud peale, et siis on nagu profid ikkagi. Jah. Ja muidugi amatöörlus on ikkagi nagu tugev meil hoolimata sellest, et me kord nädalas pilli harjutame. Ei tea, kuidas sellest lõpuks nagu välja saab sellest amatöörlusest. Aga võib-olla ei peagi, ega siis no amatöörlusest välja saamiseks oleks vaja minna õppida muusikuks. Ja see käib ilmselgelt mulle üle jõu. Jah, et meil on pered ja meil on lapsed ja trennid ju korra päevas, eks, nagu sa ükskord ütlesid. Ja ma ütlesin seda päris mitu head aastat tagasi, kui ma seda tegin, et vahepeal on hästi palju vett merre jooksnud ja no kohe üldse ei jõua korra päevas pilli kätte võtta. Ükskõik millist siis. Jah, et meile küüs on veel see jada ka, et väga paljud meist mängivad väga mitmeid pille, et kui sa ka ühe korra päevast pilli harjutad, siis seda ühte pilli sa ikkagi ei jõua korra päevas harjutada, sest sul on veel paar pilli, mida sa mängid. See on vale pill, mida sa harjutaksid. Ja, et harjutad küll viiulit on, aga tegelikult peaks kannelt ka harjutama või vilepilli või parmupilli või iiukannelt või mida iganes. Päris nii. Et meil on küll niimoodi, et meil on küll see oma põhipill, mida meil kõige rohkem meeldib mängida, aga meil on ikka palju pille, ega siis ei saa niimoodi, et see kogu aeg on ühed ja samad pillid. Ja veel hääled ka, mis on puhtaks harjutamata, kui pilli mängida. Teie käite kõik maakooris ja te olete selles mõttes juba professionaalsed lauljad.
ei, vaata laulmise eest me palka ikkagi ei saa. Aga me vähemalt harjutame seda küll tõesti, et maakoor käib ju mingi korra kuus koos, aga siis meil käib ikka mitu tundi järjest harjutamine, et sest on kasu küll. Ma arvan, et muusikute puhul ja paljude muude alade puhul kipub vist olema nii, et professionaalne muusik on see, kes on õppinud kes on õppinudki muusikat ja töötab muusikuna. Et need, kes on nüüd ise hakanud ja töötavad muusikutena, nad ei saa tegelikult olla professionaalsed muusikud, vaid nad on elukutselised muusikud. See on siuke sõnamäng. Kommiks kõigile, keda huvitab, mida üks sõna võiks täpselt tähendada ja mida mitte. Et see on just niimoodi sõna tähendus minu jaoks on selline, et ja mind väga häirib selle sõna professionaalne kasutus. Meil ei ole seda muret ühesõnaga. Ma ütleks ka veel ühe mõtte siia juurde, enne kui see läheb meelest, et selle võib pärast välja lõigata, kui vaja, aga et meil on siin kõik sellised tegelased, et ei saaks öelda, et vaesed, aga võib-olla teadlikud vaesed, et meil on nagu sellist vaba aega rohkem ja siis me täidamegi selle tühimiku nii-öelda loominguga ja soovitame ka kõigile teistele, et kurat, nüüd sa päästsid teemani valla. Rääkige oma vabast ajast. Kõik need 30 minutit iga päev ma tõesti pühendan muusikale ja olen päris õnnelik selle 30 minuti. Mulle väga meeldib, et Marek on selle tee leidnud, et me toetame sind 100% sellel teel. Ma ikka tihti peale mõtlen, et peaks just eeskuju võtma ja püsima ühel töökohal näiteks korraga ja rohkem enda jaoks aega leidma. Just ja vähem vabatahtlikku tööd, ma ütlen teile. Ja vabatahtlik töö on tore, aga võtab mõnevõrra aega. Jah, aga me armastame seda väga ja teeme seda tohutu palju, kui aega saame. Meil oligi vabatahtliku töö jutt ju tulemas. Jaa, tegelikult ma tahtsin küsida seda, ma tahtsin, et me räägiksime natuke sellest, et mis mõte sellel küil üldse on. Miks? Aga teie hakkasite muudest asjadest rääkima ja ma ei saanudki teada, mis mõte sellel nagu küil on. Nagu näiteks sellest, mis muusikat me teeme, mis oli see, mida sa küsisid meie käest. Küsimus enne seda oli. Sa ei mäletanud. Ei, meil on salvestatud. Jaa, sa ei küsinud seda. Õnneks on see. Ühesõnaga, ma tahtsin seda küsida, et miks küi üldse olemas on? Lahe. Mina tean, et üks põhjus on see, et see tohutu loomingulisus, mis meist pulbitseb, vajab väljundit ja see on hea vabandus, miks teha paus sisse oma palga või vabatahtliku töö sisse ja öelda, et mul on bändiproov, ma pean minema. Ja lapsed jäävad üksi koju, vaatavad multikat või keedavad omale purgisuppi ja meil on bändiproov. Ja see on nagu, mõnes mõttes nagu üks osa elu mõttest. Jah, tore, kallis. Ta on ikkagi mingi katsetus maailm ära parandada muusika abil, Anja. Ja ma kõrvutan teda kõigi oma teiste katsetustega, ma olen olnud hoolekogus, osavallakogus, mingites kogudes veel, MTÜ-des, veel ühtedes MTÜ-des ja proovinud igasuguseid protsesse mõjutada mingis suunas ja tulemus on ilus ümmargune. Ma ei ole suutnud mitte midagi mõjutada, mitte ühestki neist organisatsioonidest. Ma arvan, et keegi lihtsalt pole sind mõistnud. Ma armastan teid Küiga ma suudan küll mõjutada maailma nii palju, kui üks muusika nagu suudab mõjutada, ehk et ma ei ootagi, et ta midagi. Korrutame veel sellega, kui kõvasti meie muusika levib, on ju, et kõik need inimesed, kes on mõnda meie laulu kuulnud, on mõnda meie laulu kuulnud. Ja cool. Mul on hästi hea meel, kui on mõned inimesed meie laulu kuulnud, sest need on nii toredad. Minu arust on täiesti hea põhjus, miks küid teha, sest need laulud on toredad. Osad on lõbusad, osad on masendavad, aga kokku on tore. Seda ma veel ei tea, miks masendav laul tore on.
ma siin ükskord ma kirjutasin kõik meie lood üles. Ma võin kohe lugeda lõbusaks ja masendavaks. Arhailistest masendav, lõbus, aga masendav alatooniga. Lõbus, masendav. Sült. Jah, et nüüd ta siin loeb neid ja loeb. Aga mõtle sinu jaoks, Margus. Masendav. Et ma võin võtta selle sihukese egoistliku vaatenurga, mida Mari siin tutvustas, et seda lihtsalt on vaja, et hulluks ei läheks. Lõbus. Mis on päris tore, kui inimene ei lähe hulluks. See mõjutab mitte ainult teda ennast, vaid ka tema perekond. Ja, ma siin üks vahe vaatasin ka, et nagu kohe üldse enam ei jaksa ja siis tuleb proovi ja ärkad ellu. Ja laulad neid masendavaid laulusid ja veel masendavamaid ja lõbused, mis on masendav alatooniga ja masendavaid, mis on tegelikult lõbusa alatooniga. Et see üks on see, mida see kui maailma paremaks tegemiseks siis teeb, on see, et ta teeb minust parema inimese, mis on tegelikult päris tore, sest et igaüks peaks parem inimene olema, kui ta on. Marek. Ma võtan ka siis oma egoistlikust seisukohast, et miks ma siin küüs olen ja miks küüd vaja on. Inimene on teada sotsiaalne olevus ja lõpuks siin külas või ütleme siin maal elades, et leidsin grupi selliseid mõtlevaid ja analüüsivaid inimesi. Mitte, et ma tahaks teiste kohta midagi halvasti öelda. Aga et siis ja kui selle grupi nii-öelda koostöös sünnib veel midagi toredat, siis on see tore selline vorm aja veetmiseks ja sotsiaalse suhtlemise nii-öelda tühimiku täitmiseks siin maal elades. Maailmas elades. See pole tähtis, linnas on ka väga üksildane olla. Linnas on kusjuures veel üksildasem kui maal, et maal, kui sa tahad nagu üksilduses lahti saada, et siis tule maale elama. Jah, täpselt minu mõte. Mis asja? Linnas ei olnud üldse nii tihe see elu. Selle mõttes, et linnas sa oled, kui sa oled inimeste keskel ja sa ei suhtle ja need inimesed on sul kohe niimoodi kõrval, siis sa on popis kindlam või tõenäolisem üksikuna ennast tunda, kui sa oled maal, kus sul inimesi ei ole, näiteks siin kohe ümber metsa taga või. Ja sa saad sellest maal, sellest üksildusest lahti sedasi, et sa lähed kõigiga sa loobud katsest kellegagi suhelda või? Ei, mitte seda, ma ei tahtnud seda öelda. See jutt läheb jälle arutamiseks. Et tegelikult mul üks mõte oli veel, et tegelikult kõiga me oleme veel seda teinud, et me oleme hakanud maailmas esimestena vist laulma sõrvekeeles laule, mida kindlasti maailmas on lauldud muidugi vanal ajal sõrvekeeles ja lauldakse praegu ka seal sõrves kuskil sõrvekeeles, aga ma mõtlen lava pealt mikrofoni sisse ja kohe nagu avalikult inimeste nähes. No see on hea, et tegelikult see piirkond oli välja suremas täielikult ja kogu see keeleline, kultuuriline olemus oli olemas terve Eesti kultuuriloos kui mingisugune kild, mida avalikkuse ette toodi kui lihtsalt mingisugust nalja isegi. Piirkond ei olnud nagu välja suremas, aga kultuur vist. Kultuur. Oli kultuuriline välja suremine. Kui seda oli, siis mis ajast ta räägid? No ma räägingi siin 10, 15, 20 aastat tagasi siin järjest inimesed läksid ära ja ausalt öeldes ega seda kohalikku keelt ega kultuuri ei kõlbandki avalikkuse ette tuua, sest see oli midagi vähemat, midagi alamat. Jah, et isegi mitte, et see oleks poetagune keel olnud, aga sellel keelel oli poetaguse keele maik juures. Millegi pärast. Ja telekas kõlbas sellega ainult naljada. Jaa. Ja ajalehes ka. Ja kui kedagi lava pealt midagi sõrvekeeles lava peal ütles, siis see oli igal juhul mingisugune sketš, kus ta mängis vana mutti. Jah, seda nagunii. Kui võtta näiteks Lõuna-Eesti piirkonda ja keegi võrumurakus juba lava peal või kuskil ütleb, siis seda enam ei võeta naljana. Et võru keeles kõlbab juba täitsa tõsist juttu rääkida. Jaa.
ja Küi on siis nagu üks selline ansambel, kelle mõte muude väga toredate mõtete hulgas on ka Sõrve keeles lava peal rääkida ilma, et see oleks naljanumber. Ja noh, nagu kõik meie algatused, me laulame naljalaule. Ja me ise seejuures ju tõesti ei võta seda muusikat ju nii tõsiselt, kui mõni teine võtab muusikat. Aga me oleme lihtsalt ise sellised tõsised inimesed. Ja me oleme väga tõsised inimesed. Isegi kui me ei võta midagi tõsiselt, siis see on ikka väga tõsine. See on väga tõsine asi. Tore, mul on selle üle hea meel. Maril on siin kohe reas. Ma panen ka kohe käima jälle. Moll juba käib. Asi on selles ka, teie tegelete sellega rohkem, aga millega? Raadiosaate tegemisega, et siis et tegelikult see ka stuudiovestlused nõuavad ka sellist. No me mõtleme 5 minutit teksti kord 3 nädala tagant. Täpselt, et see on nagu jah, me oleme rohkem tegelenud kui sina, aga see nurk. Seda peaks proovis regulaarselt tegema, siis me saaks osavaks. Mina näiteks ei mõtle üldse. Tahtsin ühest asjast rääkida, et tegelikult kes on ka professionaalsemad pillimehed, kes käivad raha eest üritustel esinemas ja ma olin reedel, ma olin siis õpetajate jõulupeol, Haapsalu kooli jõulupeol ja siis oli seal üks kohalik bänd, 2 toredat meest, üks mängis lõõtsa, teine mängis kitarri, aga oli näha alguses nagu kõigil artistidel, kes näitab natuke närvilisuse märke, kes mõned professionaalsemad ei näita, aga näiteks selline, et sa istud niimoodi, siis sa sätid mikrofoni niimoodi, siis sa vahepeal naeratad närviliselt ja siis sellised liigutused. Ja see oli nii mõnus tuttav. See oli tore anekdoot. Aga nüüd ma keeran jutu selle Sõrve kultuuri peale tagasi. Meil oli siin sai öeldud, et oli see Sõrve kultuur oli niuke ei olnud teda kultuuriks teps mitte tunnistatud vist avalikult valju häälega. Ei, mitte ma ei arva, et nagu ülikoolis või siukse koha peal teadusasutustes poleks seda nii arvatud. Seal kindlasti hinnati Sõrve kultuuri samaväärselt kõigi muude väikeste rahvakildude kultuuriga. Aga küsimus just, et kuidas see siin Saaremaa peal ja Sõrvemaa peal on. Ja selle kultuuri koha pealt siis nüüd, et teie Marek ja Margus Oliver. Ära eksi niimoodi. Oliver. Ja, olete mõlemad tulnud väljast siia kultuuri sisse. Meie Margusega oleme siin siis kogu aeg olnud. Meie arvates on see tavaline ja mitte midagi nii väga teistsugust. Me peame selleks oma pea kohe teistmoodi mõtlema panema, et seda näha, et siin midagi teisiti on justkui. Mida teie näete siia tulla esimese asjana, et on ikka teistmoodi? Kas üldse on midagi teistmoodi? Äkki me Margusega kujutame ette, et meil on siin Sõrve kultuur, äkki meil on lihtsalt täitsa tavaline, nagu meile tundubki. Aga tegelikult on alguses oli seda täitsa aru saada, kui sa nüüd igapäevaselt nagu siin elad ja suhtled inimestega, kui sa just tähelepanu sellele ei pööra, siis ega sa tegelikult ei pane nüüd ka tähele, et midagi teistmoodi on, aga kui mul mõni külaline käib, siis nemad on küll sillas, et käisime näiteks Torujüri sandtehnika poes ja siis müüja rääkis mulle saare keeles, nii äge. Elamus. Jah, elamus, aga mina mäletan lapsepõlvest, et kui näiteks koolis õppetöö käis ju vene all kõik kirjakeeles ja ma läksin küla pealt traktoristi otsima, kes meil tuleks heina ära kaarutaks ja leidsin siis selle traktoristi üles ja siis tema minu küsimise peale, aga mis sa kirjakeelt kõnelet? Siis mõtlesin, ma ei tea, et meil koolis nagu kõik räägime kirjakeelt ja no ma õhtul tule siis on ja siis tegi putli eest ära selle töö. Jah. Ma olen ikka linnas elanud terve teadliku aja ja nagu normaalselt rääkinud. Jah.
Mariga üks esimesi tutvumisi oli siis seal taimeökoloogia praksis, kus me võtsime maast mingisuguse idu, millest keegi ei saanud aru, mis see on. Ja siis Mari sai kohe aru, see on mööl. Ja see oli kohutavalt naljakas, sest me ei saanud aru, mis ta ütles. Ja see kestis veel päevi, see nali. Ja ma olen jah öönaljade nii siin kui sealpool olnud, et praegu ma olen juba väga häiritud, kui neid tehakse. Aga kusjuures mina mäletan oma kooliajast Tartus, kus oli Lõuna-Eesti murre ja see keel oli ka tegelikult Tartu linnas ja koolides oli ka naljanumber, et kui sa rääkisid, oli ole aru saada, et sa oled Lõuna-Eestist, et siis kohe visati nagu nalja. Aga nüüd see on, minust on see muutunud nüüd. Ja meie nagu eesmärk on, et see siis küi siis seisaks selle eest, et sõrbe kultuur ja keel ei oleks siis ka avalikult enam naljanumber. Ja seal täitsa, kui ma lähen Tartusse tagasi, kus on siis need ärksad inimesed, kes Lõuna-Eesti kultuuri üleval hoiavad ja siis nad küsivad, et pöösas on juba või? Siis ma panen neile tutaka verbaalselt. Mis ma siin, kui sa küsid, mis siin teistmoodi on, siis see ei ole nüüd päris nagu eraldi nagu mingi tsivilisatsioon, mida avastada minu jaoks, et see on üksikud erinevused. Mõned neist on segadusse ajavad, nagu näiteks puude lappimine ajab segadusse. See tähendab minu keeles, et sa võtad nagu lapi ja nõela ja niidi ja siis õmbled selle lapi puu peale. Tähendab see siis puude riita ladumine kirjakeeles vist, kui ma õigesti aru saan. Ja. Kiviaedade lappijad otsivad tööd. See lülitite muljumine vist on ka. See oli ka. Niisugust nipet-näpet. Aga ta nipet-näpet on nii palju, et kui see ära kaob, siis on midagi juba kadunud. Ja ma olen alati nagu poolt, kui leidub üks asi, mis tahab mitte ära kaduda. Võtame Margusega kunagi veel enne seda, kui me seda rääkisime, et küid peaks tegema, rääkisime seda, et võt see sõrvekeel ja kaob ja halvasti suhtutakse vahepeal või lihtsalt tehakse nalja, aga neile, kes räägivad, neil on paha tunne natuke võibolla ja arutasime, et mida teha ja kuidas teha. Mingi jõulude ajal seal kuskil Pööningu kambris öösel kella 3-st. Millal ikka, jah. Nagu siis, kui ma tulin Tartust koolist koju ja siis Margus oli seal ja siis me jutustasime. Ja selle jutu käigus me kuidagi jõudsime sellele mõttele, et meil on vaja aabitsat. Et sõrulistel oleks vaja aabitsat, et oleks sõrvekeele õpik ja et oleks nagu selgelt välja öeldud, et võt see on keel, see on kultuur, see ei ole mingi naljanumber, see ei ole kellegi kõnedefekt, nagu meil siin mõnel sõbral on koolis üritatud välja ravida. Lootusetult ja mitte õnnestunult täiesti tõesti sündinud lugu. Ja jõudsime selle mõtteni, et aabitsat on taarist. Tegelikult siin Mareki jutust tuli välja, et siin on nüüd küüa jääb seda sõrve kultuuri asja, aga ma ise kuidagi mõtlen natuke laiemalt, et küü võimaldab väiksemate kultuuriliste kogukondade eksistentsi, ehk siis olgu see kas või külapiir või olgu see kas või terve Saaremaa piir, et seal on okei olla teistsugune, teistmoodi rääkida, teistmoodi mõelda ja omada teistsuguseid väärtusi. Ja kui teeb teistsugust muusikat kui teised ja see on okei ja kui ei võta seda nii hirmus tõsiselt kui mõned teised, kes ajavad nii nõnda nimetatud etnoasja, on ju mingi etnograafia oli ju ikka kõva sõna ju ja omandas teatava maitse, eks ole. Ja ma tahaks seda maitset vältida ja minust küüga tuleb see päris hästi välja ja sama asi selle aabitsegagi, et see ei ole mingi etno. Et etno tähendab midagi, etno on suur ja püha, aga suurt ja püha minu meelest ei olegi vaja, vaid on vaja pigem sellist omast ja reaalset. Tavalist
jah, tavaline, et see muutuks loomulikuks. Loomulikku, et ongi klimbid. Kui sa ütled etnopunk, siis sina ütled hoopistükkis tavaline punk. Lihtsalt punk. Sellepärast, et punk ei pea olema elektrigitarr ja bassgitarr ja tavaline punk sõrvest. Mitte kõige odavam trummikomplekt, et punk on ikkagi mõtlemine ja eluviis. Ja. Mulle väga meeldib see mõte praegust. Võtame selle. Punk võib ollagi see, et sa leiad aega iseendale ja oma perele ja või punk võib olla ka see, et sa ei leia aega. Et sa ei leia aega ja sa oled pankur või midagi sellist. Ja punk on see, et sa leiad amatöörlikuks loominguks nagu aega. Kus juures sa viitsid seda nii palju väärtustada, et sa lähed sellega lavale ja ütled noh, ja siis kõik ütled, kui lahe! Ja see ongi lahe ja sul on omal nii tore olla. Selle kohta on nii ilus välismaakeelne sõna, naivismus. Jah. Jällegi teie juured. Naivistlik muusika ikkagi ja naivistlik kaabits ja naivistlik eluviis. Küll ma võtan selle aabitsi siit akna pealt ära siis. Küll on mõni naivistlik lugu ka, nagu näiteks konnade elust. Tegelikult kõik, Marek. Ja tegelikult kõik. Mõni rohkem, mõni vähem, kui natuke eristada. Ei ole siin midagi ja siin Sõrulase aabitses ainuke mitte naivistlik osa on tegelikult need illustratsioonid, mis on professionaalsed, aga tõepoolest, me nagu täiesti sujuvalt ja meelega jõudsime Sõrulase aabitse juurde. See oli nii sujuv, et te mõtlesite ükskord seal katuse kambris, et teeks ja siis te tegite. Ja siis me tegimegi, aga aega ei läinudki palju rohkem kui 10 aastat, me tegime selle aabitse tegemiseks, selle käigus kolisime me Oliveriga Saaremaale elama, Sõrve elama põhimõtteliselt. Selle aabitse tegemise käigus me tegime Sõrvemaa pärimuse seltsi. Selle käigus me oleme teinud sellise asja nagu naiste regilaulu ansambel Ammuker. Me tekitasime, mis me veel tekitasime? Sama sõrvekeelsed uudised. Meil on võrguleht sõrvemaa.ee, kus meil tuleb igasugu värkisid sõrvekultuurist ja asjadest. Mis me veel oleme jõudnud teha? Maakoor, Sõrve maakoor. Teed nende riietega igasuguseid asju. Sõrve riietega käib mingi möll. See aasta käis tõsine Mardi Sandi värk ja üldse santimise koolitus. See oli üle-eestiline, aga sõrulised võtsid ka tuhinal osa. Me küll tegime kõige ägedama Mardi koolituse, tegime hoopis Kärlal. Aitäh, Virge. See oli võimas. See oli vajalik. See oli vajalik ja võimas. Mul nii hea meel oli. Ja kõige selle hästi pika rodu, mis me siin kõik teinud oleme, selle tulemusena vahepeal eelmise aasta jõulude ajal sai meil Sõrulase aabits valmis. Ja esimene osa. Ei ole, see on ikkagi aabits on aabits ja siin on ikka värki on, aga millele me tahtsime tegelikult jõuda selle aabitse jutuga nüüd oli see, et Marek tegi meile pildid ja tema kui õppinud kunstnik on meie ainuke professionaal ja ta teenis elatist sellega, et ta need pildid tegi. On vist nii? Jällegi ma pean nõustuma siin liialdustega ilma neid tagasi lükkamata, sellepärast, et kui ma neid hakkas tagasi lükkama, oleks veel imelikum. Jaa. Kuule, sul on pitsat ikka paber isegi olemas selle kohta. Jaa, et sa oled professionaal. Aga me tahtsime jõuda tegelikult selle aabitsega ka selle sama koha peal, et võt kultuurilised ja igasugused eripärad, mis meil siin Saaremaa peal on. Hakkasid seda aabitsat tegema, Sõrve keelest aru said midagi või? No nagu ikkagi, alguses oli raske, pärast teksteks läks kergemaks ja lõpuks ma sain ikkagi õrnalt mõttest aru ka, aga no näiteks võtame selle pildi. See on Kuke ning kanalaul. Siin laulus on lugu kurest. No eks ma joonistasin nagu ikka lõunaest kurg, toonekurg muidugi, siuke valge toonekurg. Ja näitasin Marile, näed, äge pilt. Mari ütles, ei, mis, kus see Saaremaa need kured on, et pane siia sookurg on meil siin. Siis ma kustutasin ära selle kure ja tegin selle ümber toonekure, tegin siis sookureks. Et ja selle, kui me juba selle pildi juures oleme, et siis siin on palju teisi asju, mis sai ümber tehtud. See piimanõu oli ka natukene teistmoodi kui meil. Ja ühesõnaga siin nii mitmegi pildi juures ma pidin kustutama ja ümber asju tegema, et
et Sõrves olid natukene teistmoodi mõned asjad. Jah, see on nagu siuke huvitav moment, kus nii bioloogi kui pärimuskultuuri teadmised nagu tulid kasuks. Ja siis mitte kultuuriliselt, aga siis olid ka mingid teisi pilte, millest oli nagu kaheti mõistetavusi, et näiteks vanamees ja Hüljest kinni krabamas, et Hüljes hakkab auku minema. Jah, Hüljes hakkab auku teevad minema, et vanamees hoiab kinni, aga ei saa hoida, sest Hülgel pole sarvi ega kõrvu. Jah. Jah. Seal on palju toredaid pilte. Aitäh, Marek. Jah. Et Meitel selle abitsa tegemise juures oli hästi hea meel, et Marek oli valmis neid piltisid tegema. Ja kindlasti, et sõrulased on mitmesuguseid sõrulasi, et kõik sõrulased ei ole sellised. Jaa. No, see nüüd ei ole Mareki tehtud pilt seekord siiski, aga ta muidugi tahab selle au omale võtta, sest tore pilt on, saan aru küll. Ja sest ikkagi midagi teha ei ole, mulle meeldib naivismus ja et see, kui inimesed joonistavad midagi ja neil ei tule see hästi välja, aga neil tuleb see oma moodi, et mina joonistan niimoodi, et need kõik saavad aru või et selline joonistan maha ja nii edasi, et sa nagu teed nagu koopia täitsa maailmast. Jah. See maailmast maha joonistamine, ma olen kuulnud, et see üsna levinud arvu on, et sa vaatad, missugune maailm on ja siis sa paned selle paberile. Samas jälle see on täitsa uus mõte. Väga tihti sookurgi koos kukke ja kanaga kaarte mängimas pole näinud, et ju see oli ikka mingi fantaasialend ikka ka siis puges. Seda küll. Et Meitel siin Sõrves need asjad ikka päris suuksed ei ole, et ei maksa liiga tõsiselt ka nüüd seda Mareki juttu võtta. No võt ja nüüd meil on jäänudki viimane plokk saatest, mille pealkiri on maailma parandamine. Oda. Teeme väikse klõpsu. Paneme puid alla vahepeal ahju ja siis räägime maailma parandamisest korraks. Maailm ja mõnda. Sul on mõned suunised. Sokraatiline meetod maailma parandamiseks. Tahad sa sellest rääkida? Tule see vist liiga lai ja üldine. Tähendab, tegelikult vahest küsitakse, et mis su uue aasta soov on, mis tuleva aasta teeme paremini kui see aasta, aga ma küsin hoopis seda, et kui sa mõtled selle Sõrvemaa peale, me oleme siin selles pärimuse seltsis ja küüis ja teinud igasugu asju, et võt seda Sõrve-kultuuri natukene tõsta ühest punktist ühte teise punkti naljanumbrist päris kultuuri arvestusse minevaks. On sul mingi unistus, kuhu sa tahaksid jõuda selle Sõrve oma kultuuri ka? Või mingi unistus, et miuke see Sõrvemaa oma kultuuriliselt võiks olla? Ma ei tea, mis iganes ajaühiku pärast. Vabalt valitud, kellel tuleb idee, see võiks kohe öelda. Aga äkki sa alustad, sest sul on vist see tegelikult kõige paremas sõnastuses peaks olemas. Keegi teine küsima. Ja siis me vaidleme sulle vastu. Okei, no ma nagu ühest küljest tahaks nagu, et ma tahaks seda, et sõrulased kõigepealt esimese asjana saaksid üldse ise aru, et nad on erilised. Ja et see on tegelikult täitsa eriline, kui sa sõrulasena kuuled sõrvekeeltsid uudisi ja sa arvad, et aga miks nad üldse nagu murdekeeles ei räägi? Aga sa arvad seda sellepärast, et see on sinu emakeel. See ongi sinu emakeel, see on normaalne. Ja sõrulane peakski kuulama sõrvekeeltsid uudisi niimoodi, et ta kuulab lihtsalt oma emakeelset juttu raadiumist. Ja võt jah, ma tahaks, et sõrulased tunnetaksid sõrvekeelt oma emakeelena ja ka kohtleksid seda vastavalt, ehk et siis räägiksid oma vahel seda julgemalt. Ei oleks nii, et kui tuleb minna lavale või inimesega avalikus kohas rääkida, see sama sõrulasega, kellega oma vahel kodus räägid sõrvekeeles, aga kui sa saad taga poes kokku, siis sa räägid taga kirjakeeles näiteks. Nagu siuksed imelikud. Ja siis muidugi, kui tullakse kaamerate ja mikrofonidega, siis ehmatad kindlasti ennast kirjakeelseks. Ja see on nagu kindel laks. See oli näiteks üks osa unistusest, mis mool on, aga keegi võib kohe juurde panna. Ei, no see ongi täpselt, et lähed
naabrimelt traktorit küsima ja siis ta ei vasta sulle küsimusega, miks sa kirjakeeles räägid. Aga tegelikult, nagu ma siin enne ütlesin, et ma arvan, et ei peaks olema teadlik või kui inimene teadlikult räägib sõrvekeeles, siis see on probleem. Et ja ükskõik mis piirkonnas. Ja loomulikult see kehtib igal pool. Pigem peaks olema selline iseenesest mõistetav, et seal räägivadki inimesed niimoodi. Ja seal teise koha peal räägivad natuke teistmoodi. Ja siis nii oleks üle terve Eesti. See oleks nii tore. Nii ilus. Nii ilus unistus. Mõtle, lähed kuskil Raplamaal, mis mingi väga väike küla seal kusagil on, lähed seal bussi pealt, tuled maha ja siis nad räägivad selles keeles. Või sa lähed kuhugi Läänemaale hoopis ja kuuled, mis seal räägitakse. Nii, vaata, kui värviline Eestimaa aga siis vaata, on. kui probleeme tekib üksteise mitte Ei mõistmine. rahvaste sõpruse keel on alati olemas nagu eesti kirjakeel ja seda saab ju ametigi tarvitada vajadusel, kui enam aru ei saa. Aga kui sa siin ikka päris oma kodukandi keelt rääkima hakkad, siis me vist jääme Pireta küll. Sellega ma olen nõu. Ei. Maa jään. Ma arvan, et tegelikult kui järjest rohkem oleks niimoodi, siis see ei oleks nii suur see probleem. Et inimestel tekiks teadmine ja oskus. Sest et see on need suured murded. Et see on täiesti ühele inimesele jõuane. On muidugi. Ja jututeemasid jätkuks ka kauemaks. Alati saaks keele erinevuste üle arutleda. Jah, ei peaks kuidas sa ilmast rääkima. ütled seda asja nagu nii huvitav. Näed, meile öeldakse seda asi hoopis. Aga kuidas see peni ikkagi käänatakse? Peni, Näed, Marek on kohe lõuna eest too ja tolle. No näed sa. Ja me üldse mitte ei ütle seda. Kuule, sellega Still, ma tahan nagu vastu vaielda. Vaidle, jah. Et kui sa kuuled inimest rääkimas ja siis katkestad ta juttu ja ütled, et sa kasutasid nüüd seda keelendit sellises dialektis, siis see on halb. Ja, sest et sa pole nagu, sa ei kuula seda jutu sisu. See on nagu mingi öönali juba ju. Ja see on nagu öönali tõesti. Ja seda... Ja mul on CV-s täiesti selliseid episoode, kus ma katkestan inimese jutu, et talle teada anda, et ta on Saaremaalt pärit. Kusjuures sellega on täitsa mitte jah. On üks selline juhtum, et Urmas Lennuk kirjutas ühe näidendi tükki valmis, kus räägitakse mingisugusest müütilisest kohast nimega Saaremaa ja seal kohalikud inimesed räägivad tolle ja tolle. Ja muudkud tolle ja tolle. Tollel tüübil ning tollel ja. Ja. Ja siis kriitiline publik läks küsima, et mida? Miks tolle ja tolle? Inimese moodi ei räägi. Ei Lennuk on nii kirjutanud. Ja õnneks on mingi müütiline koht nimega Saaremaa. Et see ei ole see Lõuna-Eesti kuskil seal Tartu lähedal on ka üks Saare vald. No ja aga Saare, sellisel üks saar. Võib-olla nüüd see enam ei ole, kindlasti on mingi suurem vald see, aga varasemalt oli see Saare vald. Kas ta on ka merest ümbritsetud? Metsamerest või põllumerest küll. Mitte merest ümbritsetud. Ja saared võivad olla ka põldudega ja soodega. Kõrbetega. Soodega. Kõrbesaared on ju ka olemas. Linnaga. Nagu kõrbelaevad. Antud kirjatükk küll rääkis merest. Aga tühja nüüd temaga. Et siis keeleliselt küll ja tead ma ikka selle unistuste Sõrvemaa. Mool on ikka siuke unistus ka, et selle unistuste Sõrvemaa ja täpselt samamoodi ka kõigi muude Eestimaa pisiste kantide ka. Et need pisised koolid, mis sinna veel alles jäänud on, et need tajuksid endal seda, vist on vastutus, kuigi vastutus on hästi suur ja raske sõna, aga see vist ongi suur ja raske asi, sest et nad vastutavadki selle pisise kandi kultuuri püsima jäämise eest väga suurel määral. Ja et nad nagu, mitte ainult, et nad ei tajuks, et neil see vastutus on, vaid nad võtaksid sellega adekvaatselt kanda. Ehk et täidaksidki võib-olla mõne rolli, mida nad praegust koolina ei taipa
taipagi, et see nende ülesanne võiks olla, aga kui nad tajuvad, et nad on selle pisise kandi, pisise kultuuri ainsamad koolid, selle kultuurikandjate haridusasutus, siis nad ongi natukese teistmoodi kui võib-olla mõnes Eestimaa suures linnas. Aga kuidas seda niimoodi ilusti teha, ja seda ma siin lihtsalt diivani otsa peal istudes muidugi ei oska lahendada, see on ikka suurem arutelu. Väga ilmekalt sattusid segadusse, et mis sõna peaks kasutama selle kohta, et vastutus või midagi. Et see on just siuksel maal, et kool on nagu see asutus, mis saaks ja peaks seda tegema ja mida ei ole keegi koolile öelnud nagu, et ta saaks ja peaks ja ei ole ka nagu andnud talle muidugi vahendeid ega ülesannet ega plaani selle jaoks. Jah, et kool justkui peaks ise selle endale võtma, ise leidma omale vahendid, ise leidma omale sellega nagu pedagoogilised lahendused, igasugu õppematerjalid. Et ma täiesti saan aru, et koolid, kõik need pisiste kantide pisised koolid, kui nad tahaksid omale seda vastutust kanda võtta, et siis nad on üsna suure portsu ees. Aga mõnes pool on ju seda tehtud. Kihnu kool ju õpetab lastele viiulimängu nimist tolmab ja lapsed tantsivad ning laulavad Kihnu keeles, nii et otse lust vaata. Kool on läinud kaugemale, kui tõlt nõutakse, eks ole. Jah, seda kindlasti. On erakordselt tubli. Ja siis... Võrumaal on ka suuksid mõned näited mu teada. Aga see ei ole kerge asi, mida oma peale võtta, seda ma olen küll aru saanud. No Kihnu puhul on aitanud kaasa see geograafia. Usutavasti küll. Seal lihtsalt ei olegi selles suures ühinemise ja koondumise tuhinas võimalik kuhugi enam rohkem koonduda. Et meil siin kahjuks vist toimub praegu see, et on hirmsasti vaja optimeerida kõiki kulutusi, erinevate pisikeste koolide pidamine, see on kallis. Ja seda räägid, et võtaks vastutust ja võtaks vastutust. Riigil on võetud selline vastutus, et hirmsasti tuleb raha kokku hoida. Ja, aga võtame põhiseaduse, ma ei tea, esimene või teine lause, kus on see oma kultuuri püsima jäämine on kõige tähtsamaid jõuks. Paraku millegi pärast ongi need suured arvutustabelid, need asjad, mis meil vaatame, et kus ta annaks ainult kokku hoida, ainult on ära unustatud, et kooli eesmärk ei ole raha kokku hoida. Jah. Keegi võiks selle põhiseadusesse sinna ette poole veel panna, et Eesti riigi eesmärk on raha kokku hoida. No kui see oleks seal, siis oleks kõik hästi, aga see pole seal. Muutuks loogiliseks. See on muhav ja paraku ma näen süüd projektides, nõnda nimetatud projektid, et igal projektil peab olema mingisugune mõõdetav eesmärk. Ja projektil on alati algus- ja lõpptärmin. Ja on olemas lõpptärminid ja algtärminid ning protsessi kui sellist üldiselt projekti raames üldse toetada on väga raske. Ja see läbi ongi keelekasutuses, just nimelt keelekasutuses tekkinud olukord, kus et ei saa olla eesmärk tegevus. Eesmärk peab olema mingisugune konkreetne asi. Eesmärk ei saa olla õnnelikud lapsed, sest seda pole võimalik mõõta. Ja niiviisi see asi meil siin natuse hukka läinud ongi. Ma mõtlen, et inimesed on väga paindlikud olevused, et kui tõsiselt maha istuda, ma ei kindlasti leiaks selle lahenduse. Aga kas siin on nagu väike koostöö puudu jäämine või ei tule selle pealegi, et kes peaks kokku istuma? Pigem see, et vaata, kui Kihnus keegi kannab kõrti, näiteks läheb poodi, kannab kõrti, läheb, ostab ma ei tea, oma asju, teeb oma igapäevaseid toimetusi, siis see on loomulik, aga kui sa siin Sõrves oled nagu nii-öelda eristud, täiesti vanasti oli see täiesti loomulik, aga kui sa praegu eristud, siis vaadatakse nagu ullikesi, et tegelikult see protsess peakski olema selles suunas, et see muutuks nagu loomulikuks, et see kultuur piirkonnas on selline ja seda nagu järgita. Mitte järgita, aga ikkagi nagu jah. No, aga siis selle peale kohe öeldakse, aga siit Sõrvest, kes see suur sõda üle, peale seda on kõik
laiali lendanud ja siis tuli see uus Eesti Vabariik, no siis lendasid veel need viimased tükidki vastu taevast. Ja siis on veel see teine asi, et aga meil on siin muidki probleeme. Täpselt. Meil on siin muidki olmeprobleeme, et mis me siin siis... Mis me räägime mingitest körtidest või kuubedest selle koha peal. Et teil buss ei käi õigel kellaajal. Ullikesed on need, kes uue normi kõigepealt nagu näitavad ülejäänud inimestele. Et kui tahta uut moodi käitumist, siis kõigepealt on sul kuskilt vaja võtta ullikesed, kes seda järgi proovivad. Nojah, see eeldab ka muidugi kõike muud ka sinna, et tuleb üks sellega kaasa, läheb teine sellega kaasa ja et kui neid inimesi on juba rohkem, siis ei vaadata seda nagu ullikesi. Ma tahaks, et sellised abstraktsemad asjad oleksid ka võimalikud ja need abstraktsemate tulemuste jaoks toetuse saamine oleks ka võimalik. Et need nii-öelda visionäärid saaksid ka oma tegevusi kuidagi moodi läbi viia, ilma et nad peaksid seda tegema siis täielikult vabatahtlikult ja toetuste näol või? Abstraktsed eesmärgid on need kohad, kus suslikud saavad õilmitseda. Ja kahjuks ma ütlen, et see on hea, et nõutakse ikkagi täpsustamist ja mõõtmist. No see betooni valamine on ka näiteks väga lihtne mõõta ja paraku on suslikutele veel lihtsam. Jah, ja siis me muidugi teame, et mida keerulisemaks sa teed seda, enam on see suslikutele sobiv. Et mis iganes süsteemi sa lood, inimene on väga osav, kui on lukk, siis on ka muukraud väga varsti olemas. Aga kui nüüd võtta, et projektipõhise tegutsemise hädad, et on küll hädad, mõtled ainult väikse jupikaupa, aga kui sa tekitad mingi sellise, meil on juba olemas, meil on olemas näiteks Sorvemaa Parimuse Selts, Parimuse Seltsil on oma eesmärk. Parimuse Seltsi eesmärk on, et Sorvemaa ja sõrulaste oma kultuuri püsima jäämine. Seda ei mööda üldse kuidagi hästi numbriga. No kuidagi moodi saab kirjeldada, kindlasti on mingid näidikud võimalik leida ja möödikud ja asjad, aga ta on ikkagi üsnagi abstraktne, et mida sa siis selleks püsima jäämiseks nimetad. Aga samas, kui sa kellelegi ütled, et see on su eesmärk, siis kõik saavad just aru, millest sa räägid. Iga ühel tegi mingi kujutlus, kuhu suunas sa just kui liikuda tahad. Sinu sellise eesmärgi sisse mahuvad näiteks teineteisega vaenujalal olevad leerid, kellel mõlemal on see sama eesmärk. Ilmselt küll. Need üksikute projektide kaupa mingi eesmärgi suunas liikumiseks on vaja lihtsalt seda suurt eesmärki, mille poole need üksikud projektid liiguvad. Et selleks, et sul oleks võimalik väikeste sammudega liikuda suure eesmärgi poole, peab sul olema see suur eesmärk. Kui sul on pisike projekt, et õpime pätte tegema siin Sõrves, et Sõrves vanasti kõik käisid pättidega, teeme selle projekti, tegimegi, naised said kokku, tegid pätid, kõik on hästi röömsad. Küsimus on, kas see viib meid selle suure eesmärgi poole, Sõrvemaa oma kultuuri püsima jäämine? Jah, see viib. Kas see ise viis meid siis kohale? Ei viinud, ta viis ühe väga pisikese sammu, aga neid pisikesid samme on meil ju palju. Meil see sama, Kõi on üks samm, Ammuker naiste regilaulu ansambel on teine samm, Sõrve maakoor on kolmas samm, Sõrvekeelsed uudised, see on ka täitsa kõva samm. Iga saade on pisike samm, iga aasta, iga hooaeg on justkui eraldi projekti mojanduses ongi. Teeme sel aastal 13 saadet, teeme 13 saadet. Praegu käib see 13. saade. Näiteks sel aasta 13. saade. Projekti nõue. Jah. Aga vaada, kui kena on ju, aga see iga samm ise ei vii meid kaugelt mitte kohale, aga kui meil on see üks suur eesmärk, siis me saame sättida sedasi, et need pisised sammud viivad sinna poole. Ja see, et meil nad möödetavad on, sellel on omad puudujäägid tõesti, sest et tõesti me ei saa õnnelikke lapsi projektiga teha, aga õnnelikke lapsi ei saagi projektiga teha. Jah. Aga meil peab olema see suur eesmärk, et me saaksime nende õnnelike laste suunas liikuda. Ja sõrulaste veel peale kuba. Meil on sõrulased siin täpsemalt. Ja milles mu probleem oligi see, et seda suurt eesmärki ei mõelda piisavalt palju. See on huvitav, sest et arengukavad on ju olemas ja neil peab olema ju see suur eesmärk. Aga need ongi arengukavad. Aga nad hästi tihti lahendatakse nagu formaalselt ja neid tegelikult ei loeta. Just sinna ma tahangi jõuda, et võib-olla projektimajandus, nimetame seda niimoodi,
saaks lähtuda rohkem nendest arenguplaanidest, suurematest väärtustest ja ka nendest abstraktsetest väärtustest. Ja ühe korraga peaks tegema plaani, mis ka on plaan. Ja mis nagu Sõrve pärimuse seltsil juhtus, et ta tegi hea kava oma arenguks. No mitte ta, vaid me ikka, see oli ikka tõsise kamba suur. Ta on selts praegu. See on niisugune tervik. Ja ma ei näidanud üldse sind, ma näitasin aknast välja praegu. Ma mõtlesin, et sa oled ju ka seltsis. Aga noh, jah. Aga ta on ikka ta ju. Jaa, küll. See on niisugune kollektiivne teadvus. Jah. Ja seda oligi vaja, et tekiks kollektiivsed teadvused üle maailma. Ja mõtle, kui need teised pisised kandid, kellest meil siin ennem oli juttu ka pisut, et kui seal samamoodi mõeldaks Pire suuremalt, mitte ainult, et teeme ühe kena kiige keskeküla, saame külalastega seltsis kiikumas käia, mis on samm selles suunas, et oma kultuuri jääks püsima. Aga et kui oleks võib-olla selline üheskoos siuke mõtlemine, mingi, olgu ta nimi kas või piirkonna arengukava koostamine, aga kui ta on nagu sisuline, ükskõik kuidas seda siis vormistatakse, olgu ta või sauna õhtu, aga kui ta on sisuliselt piirkonna arengukava väljamõtlemine, selle ühise suure eesmärgi väljamõtlemine, mille suunas saab neid pisissi sammusid, olgu siis projektide või lihtsalt niisama ühiste ettevõtmiste näol teha, siis ju peaks olema võimalik päris toredate tulemusteni jõudmine. Jah, ma näiteks arvan, et vähem ujulaid ja rohkem väikseid koore ja tantsuansambleid ja näiteringe. Vähem sadamaid. Võib-olla vähem suuri sadamaid, ütleme. Pisiste sadamate vastu pole ju ometi mida, et need ei maksa ka kuigi palju. Et sadamakohti on vaja ja need on vaja ka aeg-ajalt korda teha, et ei saa nüüd öelda, et neid pole üldse vaja, aga suuri. Aga kruiisi jaoks ei ole väga palju neid enam vaja, et äkist neid pisut sugu vähem prügikaste ja lillepeenreid, no ütleme mitte vähem, aga aeglustada nende arvu kasvamist. Nad hõivavad ühe väga tähtsa ressursi, need lillekastid ja prügipeenrad vastupidi. Nad teevad seda, et kui sa küsid ühelt visionäärilt, et mis teeme, siis see on esimene asi, mis talle pähe tuleb. Ja kui ta on nende peale ära mõelnud, siis ta rohkem ei mõtle, sest see on juba mõeldud. See pole mingi õige visionäär, kellel ei tule mingit paremat mõtet kui lillepeenar. Et lillepeenar on äärmiselt vajalik asi. Ma mõtlen ka lillepeenar on väga vajalik. Linnaruumis. Lihtsalt ta võiks mitte hõivata seda ressurssi seal, ta võiks olla natuke ühes teises kohas. Eriti kui projektikirjutajal on keegi tuttav, kes lillepeenar. Aga paraku lillepeenar sellepärast, et kellelgi on firma, mis lillepeenardega tegeleb, et see on probleem. Probleem on see, kui kellelgi on... Te olete jälle suslikute maailmas nagu... Betoonifirma, et siis on mõni sadam vaja ehitada, eks ole. Las need suslikutavad, aga kui meitel on taarist päästa pisissi kultuurisid, siis olga see või läbi lillepeenarde ja suurte sadamate, aga kui see viib tööst eesmärgi suunus. Jumala hea mõte läbi nende teha, sest et lillepeenarde ja sadamate poolt on suured jõud. Ja. Kui sa saad oma eesmärgi sinna külge haakida, siis sa jõuad kaugele. See on põnev asi, et vaata, kui mitu silda Tartusse on ehitatud viimase 25 aastaga, et päris põnev, et nagu oleks vaja. Ju ikka on vaja, kuule. Mina arvan, et võiks teha näiteks... Aga äkki teeks sinna kohta, kuhu need vaja on. Võiks teha, lasta Emajõi tühjaks ja siis poleks sildasid vajagi. No näed, võt see on visionääri mõtlemine, mitte et teeme rohkem lillependreid. Jah, mitte samm ja samm ehk et sild ja sild, vaid teeme ka mauhti ära. Keerame selle jõekese ümber kuskil läbi mingit tselluluusi tehase. Ja kõik mured ühe korraga murtud. Et linnast läbi voolagi pole sildasid vaja, on tselluloos olemas. Ei no, see on nagu see Saaremaa sillavärk, et võib-olla polegi seda silda siia vaja, et äkki... Joome mere tühjaks. Hiinlastel on vaja, hiinlased teevad selle silla. On küll vaja, aga... teevad siia ühe suure kaubasadama, hakkavad otsesid kaupasid näiteks. Aga mina jällegi see vastu mõtlen, et tegelikult... See on üks suur sadama kai nende. Kui Saaremaal oleks võimalik elada niiviisi, et siit ei peaks kogu aeg ära käima. Et siis poleks seda silda nii väga tarvis. Jaa. Vaata näiteks ooperis, me ei pea ju enam mandril käima, ooper tuleb siia, võib-olla peaks mõned muud asjad veel tegema, nii et saaks siit. Näiteks, et kui saaks
piima Saaremaalt, et ei peaks seda mandrilt iga päev tooma suure autokastiga. Teisega viiakse muidugi välja. Või saaks prügi kuskile siia ladustada, et ei peaks seda mandrile. Aga äkist võiks nii teha, et meitel ei tulekski seda prügi. Mis me seda ladustame siia? Teeks nii, et meil poleks seda. Et regionaalpoliitiliselt see on hullumeelne. See on visionäärlus praegu. Peab ka olema hullumeelne. Siis ma tõmbaks neid visionääre tagasi, et kui sa teed liiga hea plaani või liiga hea Saaremaa, siis hakkavad teised siia silda tegema. Prügiga võiks hoopis Saaremaad juurde kasvatada. Seda me praegust ju teeme ka ikka. Nali naljaks, et hiidlaste peal praegust nagu katsetatakse, kuidas oleks veel vähema praamiliiklusega hakkama saada, et tegelikult nad ei ole õnnelikud, ma olen kuulenud. Ei ole õnnelikud, et võib-olla siiski püsivad ühendused on head asjad. Jaa. Aga ikkagi autonoomne toimetulek ehk et siin Saaremaa peal saaks omad asjad inimesed ise aetud ja peaks mandril käima umbes selleks, et sõpradel külas käia. Mu see oleks päris hea plaan. No see oleks igatepidi hea plaan, et kui nüüd võtta niimoodi, et meil on olemas teatavad poliitilised rühmitused, kellel on seda silda tarvis end siis, kui on valimised tulemas, eks ole. Ja on olemas mingisugused teised poliitilised rühmitused, millel ei ole seda silda mitte kunagi tarvis, sest et neil on midagi muud vaja samal ajal. Et kui neile järsku kuidagi moodi selgeks teha, et kui tekitakse mingisuguse regionaalpoliitika, mille alusel olekski võimalik Saaremaal elada ja Võrus elada, et siis ju poleks seda silda nii väga vaja. Räägi nüüd mulle, kes käib üsna tihti mandril. Et silda pole vaja. Aga et selles mõttes, et minu meelest Saaremaal on ka koole. Jah. Eks ole. Ja kui ma enne rääkisin siin hullumeelsustest ja mulle vastati, et see on visioon, siis ma võtan need oma eelmised sõnavõtud ja viskan kõik need sinu peale. Oi, aitäh. See on tõesti hullumeelne ülevisionäärimine. Et Saaremaal saaks elada ilma, et mandrile muidu asja oleks ka sõprade juurde või? Et öelda neile teatud erakondadele, et äkki panustaks hoopis sellesse. Regionaalpoliitikasse. Sisuliselt või? Ma ei ütle, et pole üldse vaja käia, vaid mõtlen, et võiks nagu vähem vaja olla käia. Moest see on väga hea mõte ja siinkohal on see nüüd kõikidele välja öeldud. Oliver, me tegime selle ära. Me ütlesime seda valju häälega kõikidele, kes kuulda tahtvad. Okay. Ja tehke oma kodus oma muusikat. Ja interneti kaudu saab ju kõiki asju liigutada peaaegu. Mõtteid eriti. Mitte niivõrd piima või vorsti, aga just mõtteid saab ju liigutada, et äkki... Ja jooge kohalikku limonaadi. Limonaadi. Nad ei ole meie toetajad. Nad ei ole meie aga toetajad. Nad saavad selleks. Ei, nad ei... Aga nüüd me esitame neile arve. Ei esita. See oli huumorinurk. Marek lubas selle raadiomisaate huumorinurga selle korra oma peale võtta ning see oli. Et me lihtsalt... Tegelikult me tahame teitele nii ütelda, et kenad vana aasta lõppu. Minge nääripoisiks. Te teate küll, see on siis, kui uue aasta kellad on löönud, siis mehed võtavad käed, võtavad taskust käpikud, topivad omal kätte ning kõnnivad küla läbi ja igas peres pannakse neile pähkeid tasku. Tasud täitsa ääretasada kinnastesse võib ka panna. Ning kangemad vennad seal idapool Saaremaal, nee panevad omal sarved ka pähe ning hakkavad sokkudeks. Sörves muidu käisid ka vanasti sokud, aga viimasel ajal rohkem nääripoisid. Nii et minge nääripoisteks, soovige üheteisele õnne, andke üheteisele pähkeid ja ajame seda kohalikku elu nii ägedaks. Ajame selle kohalikku elu nii ägedaks, et me peame hoopis, tõesti, muretseme selle pärast, et äkki saab meitid siia maa peal liiga pailugi. Varuge pähkeid. Varuge pähkeid. Aga, et jah, kenad vana aasta lõpp.